Suure auto üks eelis on see, et selles on mõnus ööbida ja nii kasutangi mina seda mõnikord ka oma töösõitudeks, kui ma lähen kuskile vähemalt 3-päevasele laadale ja on vaja kusagil ööbida, et siis ma ööbin oma sõidukis. Sel korral ma läksin Käsmu Viru Folgile, et jõudsin kohale reedel juba enne 10 ja olin seal suht koht esimeste seas käsitöölistest, panin oma kollase telgi üles ja parkisin auto ära, õnnestus panna peokohast eemale, nii et tegelikult öösel oli hea mõnus magada ja läksin kohe ujuma. Õiget ujumiskohta ma ei leidnud, nii et sai kakerdada mööda kive. Õige ujumiskoha ma leidsin üles alles 3. päeval, aga hea, et seegi. Ikkagi iga päev sai vaatamata sellele ujumas käidud ja väga mõnus oli. Parklas olin ma kohe ilusti puu all, kivi kõrval, nii et laud oli ka kohe omast käest võtta, et võtsin programmi ette ja ringitasin ära, kuhu peale tööd kontserditele minna. Kava oli sel aastal hõredam kui tavaliselt. Et paratamatult kõik esinejad arvatavasti ei saanud kohale tulla, kuna algne plaan oli festivalil sõbralike naabrite aasta, aga üks naabritest on ka Venemaa ja nii mõnedki sealt poolt tuli, et kahjuks ei saanud tulla. Et kahju, kui seda pärsib ka kultuuri, aga mis teha? Aeg on selline. Iga päev õnnestus mul käia ka mõnel kontserdil, mis oli ilus lõpetus päevale. Ma sain ka Viru Folgi kleepsu, nimelt ma kogun erinevaid kleepekaid oma sõidukites. Et varasemalt olen ma neid kleepinud sõiduki välisküljele, aga kuna siin on sees 2 kasti taga ja need kastid neid päris puhtaks ei saanudki, siis võib nad ilusasti kleepekatega katta, et seal juba mõned kleepsud on ja nüüd tuli Viru Folgi oma juurde, mille üle on mul hea meel. Autos ei ole asjadel veel kindlat panipaika, nii et väike segadus käib asjaga kaasas. Küllap ma tulevikus ehitan autot natuke ringi seest poolt, et asjadel oleks koht. Olles ise 168 sentimeetrit pikk, mahun mina ilusasti autosse magama. Ma arvan, et kui keegi on juba 180 sentimeetrit, siis on probleeme. Et ega seal taga väga palju tegelikult ruumi nagu pikkuse mõttes ei ole, et pigem on seda ruumi kõrgusesse, et pikkusega on nagu on. Ühel õhtul me korraldasime naabriga ka toreda istumise, läks kohe 3 öösel, väga mõnus oli. Siin tasub tähelepanu pöörata Viruki hoidikule, loovad lahendused. Viimasel päeval ma siis jõudsin ka õigesse liivaranda, mis oli ilusasti metsa ääres, kus puu otsas rippus mõnus kiik. Üritus oli igati korda läinud.